Mina nüüd olen lennukis ja läheme Šveitsi. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen ühe vlogi, et nüüd ma alustan oma vlogi lennukist. Andrei ei tee teile videosid ja ma ka ei tee nüüd, siis ma üritan seda parandada. Nii et... Kui pilliks seda oleks, kui ma praegu võtaks telefoni välja ja hakkasid nagu normaalselt vlogima. Yo, what's up guys, we're going to Switzerland. Push like, subscribe button. Sa ei teeks seda kunagi, nii et... Drive in. Me nüüd maandusime ja sõidame rongiga. Ma arvan, et see on mingi teine kord mul elus, kui ma sõidan vist rongiga. Jõhker, kus siin on manti või? Väga lahe ju. Tere, magasime just. Issand, meil oli öine lend. Nii raske oli. Aga nüüd ma võtsin mingi sükse joogi. Näeb välja nagu unaedikas. Aga see on mingi lokal värk. Nagu Uunamaal. Kus meie lähme nüüd? Kus me lähme, Matteo? Me oleme jalkamängu vaatama. Jah? Kus lähme? Tunn või? Tunn või? Me oleme tunni poolt siis, jah? Ei ole. Vaatiste poolt. Ühesõnaga, ma ei tea, magasime ja tegin nüüd näo pähe ja siis lähme miimutama. Nii, jõudsime mängule. Kus onu Kristoffer on? Kus? Seal või? Onu Kristoffer on see? See on onu Kristoffer. Kiriti kaugelt oma rinnahoidjaga. Me olime eile õhtul siis Matu ja Mailise juures. Ööbsime seal ja kuna me olime nagu nii väsinud, et me peast uni jäi vahele, siis ma ei jõudnud väga palju filmida. Aga täna me tulime siia hotelli ja sükse vaatega hotell. Ja nüüd me lähme jälle tunni peale, lähme jalutame. Täna saab ikkagi veits rohkem nagu nautida. Ja siis õhtul siis on Mailisi sünnipäeva tähistamine. Me lähme kuskile sushi või Korea restosse. Siuke väike sünnipäeva celebration. Aga lihtsalt vaadake seda, see on nagu haige, kui ilus siin on. Nagu hallo. Ja vaadake seda vett. See vesi on sügav ja see paistab läbi ja see on jõgi. Nagu how maagiline lihtsalt. Nagu surfavad. Oppa! Nad on filmiminka, ma olen seisan seal korra. Naerata, Andrei. Lololololo. Läksime tuppa otsime, et teeme 20 minutit undan ja arva ära, kes ärks tund aega hiljem ja õhtusöögi liilad jäänud. Meie. Sina. Mis mõttes mina? Ma küsisin, kas sa panid ära? Ma panin enda arvates. Vist nii hea uni oli. Ma arvan, ma oleks hommikuni välja maganud. Tellisime sushit, jõudsime Mailisi sünnipäevale kohale. Andrei harjutab oma inglise keelt. Lemmik on seal. Šveitsis on igal nurga peal suhteliselt need fonteinid. Saab juua. Ma toin suu siia vastu. Mida tere? Kus kraani kinni panna, vaata, aga ei saa. Ma peaks ka tegema siia ees öökatid. Kõik öökatid on 10 eurot, vaata. Mimmud lihtsalt istuvad. Mis kell on? 10 saab ka. 10? No vaadake lihtsalt, kui ilus siin on. Nii, me tulime nüüd hotelli. Ma armastan hotelle ja see hotellituba on nii ilus, et nii pehmed padjad, telekas käib, hambad on pestud ja nüüd on parim uni lihtsalt. Tellisin just oma elu vist kallima matša, 9.50. Aga no ma ütlen, et ma maksin nagu vaate eest, sellepärast et vaadaks seda vaadet. Ma ei saa nagu väga nuriseda. Ma olen nagu kirgede tormis. Sa oled kunagi kirgede tormi? Ei ole, vaada kirgede tormi. Oota, kutsu.
Mul ei jooksnud need kanalid. Sul oli. Siin jääb Pervi Baltisti kanal. Nii, maitseme seda üüberkallist matšat siis. Värv on õige. Okei, see on täiesti hea matša. Ma ei taha mingit muru maitsta. See ei ole muru maitsega. Jah. Nii, nüüd ma nüüd sätin ennast. Sain oma selle roadi paki lõpuks kätte. Mul läks mingi üle 6 aja vist. Ja räigelt hea bronser. Prooviga, pärast räme hea. Ja teine asi, mis on räme hea, on see nende näodu. Ja see ei tekita punnaga. Muidu mul need teised näotooted tekitavad punnaga. See ja näodu ei tekita. Me täna nüüd lähme Turnist Berni ja sealt me ei tea, mis me taas teeme. Tun, sahu. Ehk siis sugarkoop on normaalne. Tulin Swarovskisse shoppama. See oli natuke halb idee, aga ma arvan, et ma võtan selle käevõru sõrmuse. Issand, kui ilus. Love it. Ühesõnaga, võtsin selle keti, siis need kõrvakad, selle käevõru ja siis selle sõrmuse. Nii ilus. Siin elas Einstein. Kus on kalu? Kuskil seal. Karud siis vabas õhus. Jõhker. Oi, kuhu ta tuleb üles? Läks minema. Tulime jalgupidi vette. Nii mõnus. Ühesõnaga, me saatsime nüüd Mattiase ja Mailiisi koju. Nad läksid oma tunni, meie jäime Berni, puhkame korraks ja siis me läheme sööma mingisse kohta. Andrei valis juba välja, nii väsinud. Tahaks jälle sushit. Nii, nüüd me tulime sööma sushit, võtsime edamaamesid ja igasuguseid muid ägedaid asju. Ja mu lemmikud nigirid, of course. Nii romantiline tantsivad lihtsalt. I know. I can't. Nii, meie oleme nüüd rongijaamas. Lähme, kus me lähmegi? Interlaakenisse. Me lähme Bernist Interlaakenisse. Ja siis seal vist on hotellikene ja siis me matkame kuskile. Pena on palju. 1,9, 8. Kallis. On veeda. Ja. Koseke. Siuke vaade siis. Teeme pikniku. Haige. Nagu postkaartika. Jam. See on kodulin Jõgava. Said oma nalja ära teha. Juhuu! Nii, sõitsin Kondliga, sõitsin rongiga ja nüüd me oleme siukses kohas nagu Mürren. Tadaa! No täiesti mäe otsas nagu. Täitsa õige. Ja by the way, me oleme muidu Alpides. Andrei just küsis ChatGPT käest. Muidu ise ei teaks, vaata. Nii, me tellisime fondue. Kortulid, sibul, kurk, sai. Andrei ootab, et võib sööma hakata. Ja vaade on selline. Pole paha. Nii, videopäevikud jätkuvad. Me oleme nüüd Interlaakenis. See on siis tegelikult Turnist nagu veel edasi ja me läksime nagu Zürichi poole ja me tulime tegelikult tagasi. Siin on räigelt palju hobuseid, kes peavad päev otsa kaarikut vedama või seda kurdi käru. Mul on neist nii kahju, jalad töövad, ühel olid ribid väljas juba nagu. Miks inimesed maksavad selle eest? Ei saa aru lihtsalt. Nii ketta. Nüüd ma söön lobsteri pastat, mis maksab 46 €, kus oli 2 lobsterit sees väikest siukest ja makaron ja tomat. Aga vahet ei ole, kus sa siin sööma lähed. Igal pool on sama kallis. Vaated on mega ilusad, aga ma ei tea, kas ma enam Šveitsi tagasi tuleks. Lihtsalt see raha nagu ei ole seda väärt. See on sama kallis. Lähme rongikasse kohe või? Jälle mina ootan ja Andrei sätib lihtsalt mingi 100 aastat. Kaua sul läheb minu... Nagu ma nii kaua oodan juba. Sa panid oma ühte juukseseerumit, teist juukseseerumit, kolmandat juukseseerumit. Tähesõnaga, me lähme Zürichisse ja siis me avastame täna Zürichit. Me lähme võtame Dunkin Donutist, lähme võtame kohvi ja äkki ühe mingisuguse saia. Mitte, et mul oleks saia hädasti vaja.
aga ikkagi läbi võtame. Ja siis ma teen äkki täna jälle 20 000 sammu sinu puhul. Tahate teada, palju maksis rongipilet? Me sõidame siuke tund 50. Otse rongi võtsime praegu 160 eurot. No mis sa ütlesid, Andrei, et travel passiga saab poole odavamalt vist? Pead uurima. Muidu jah, väga kallis. Nagu nii lahe. Väiksed detailid. Seal on miks enam ei olla kõik siuke ilus hingega. Jesus, kus siin on mingid disainerpood ja nagu kõik võimalikud. Dior, Rolex, nagu everything. Aga no meie budgetisse jääb see. Nii haige. Ja peab rohkem tegema ja vlooge tegema. Võtsime rattad. Okei, ma ei saa vloogida, sest ma sõidan rattaga praegu. Aga ühesõnaga, me lähme teeme ratastega linnale tiiru peale. Oot, palju inimesed seal? Ossa. No otsa ei või veel sööma hakata, mul on videot tegemata kõik vlogile ka. Need tahavad ka süüa, kõik näeb, on sööga ja need on mul lemmikud asjad. Padroonipiprad, kes ei ole maitsenud. Bon appétit. Nüüd võid. Tulime praegu hotelli juurde tagasi. Meie hotelli all on räigelt nunnu baar. Issand, Jausso. Mu juuksed on nii halvaks läinud. Ma tean, et Heidi jääb põlisema. Sa oled juba rääkinud seda mingi 5 aastat. Nüüd nagu on päriselt. Kõik on ära murdunud. Ma ei saa aru. Käisin just arsti juures ka, tegin mingid proovid ära. No mingid asjad olid natukene... Aga ma tegin nagu antibiootikumi ravi ka läbi. Ja punnid on palju paremad. Nii et ühesõnaga, mis mu tegelikult jutu point. Kui sa tunned ennast veits halvasti või et nagu tunned nagu midagi on nagu mäda, siis mine tee vereproovi ja mine tee kõik proovid, mis võimalik. Pissi, kaka, igast proovid. Nii. Ja siis saad teada, mis sul võib viga olla, sest et nagu kui sa juba maksad haigekassat, siis nagu mine käi, ütle arstile, et sa ei tunne ennast hästi ja mine tee kõik proovid ära. Tervis on number 1. Ja ma nüüd joon kokteili edasi. Musu pakib. Lähme täna koju. Tulin siis, mul oli täpselt sama palju asju, enam ei lähe kohver kinni. Ei saa aru. Nii, panin siuksed silmaaluspätšid. Mis me vaatame, mis me teeme. Lähme sööma praegu. Starbucksis teha kohvi. Tahad teadagi palju mul selle kohvi peale siin raha läinud on. Teise riigi joob mingi kommertspaska lihtsalt. Aga mis ma siis joon? Ma ei või kohvi juuagi. Vaatame, kas me lähme šokolaadivabrikusse või siis FIFA muuseumisse. Ma tahaks vist ikkagi FIFA muuseumisse minna. Here we go again. Ma näitasin sulle Eesti koondise särki. Ossa, kui ägedasti värvidega pandud. Eesti, Aivar Pohlak. Juhu. Aivar Pohlak. Kuustu, mis see on? Riivi oled. Uus amet sul. Jaa. No ja kuidas me saame lahkuda Šveitsist nii, et me ei osta endale mingit normaalset Šveitsi kella. Siin on igasuguseid, need on väga kallid. Ma võtsin endale Balmaini ja Andrei võttis endale Tissoti. Need on meie price ranges. Siin on ka kellad, mis on meil 14 000, 17 000, 16 000, 20 000. Yeah! Ma olen kodus, tegin süüa, koristame. Andrei sorteerib kirgugaleriideid. Ühesõnaga, day after trip. Magasin 12-ni. Väga tore oli Šveits, väga ilus. Aga sitaks kallis. Lõunasöögi eest 100 eurot, nagu lõpetage ära. No muidugi see võid tellib ka iga kord mingi 5 rooga ka. Mis teed? Oi jumal, kus hässis. Just lubasime, et enam väljas ei söö. Pärast Šveits on need hinnad. Kui reaalselt. Nii kiiri on 2,80, seal oli 5, oli 1. Poole kallim reaalselt. Ühesõnaga, käisin Padelis ja nüüd ma söön ära. Ja siis me oleme stutti ja siis ma teen tööd. Andrei saatis sellest salongi rõdust ka pilti. Lambist oli üks pott katki kukkunud, siis ma käisin, ostsin uue poti ja siis ma ostsin veel mingid uued lilled veel, mingid olid ära surnud ja mina ja lilled lihtsalt vaata. Tuled kohe puhkuselt koju, siis on mingi 31 juuli tuleb Spider-Man ja kes on kinos vaatamas? Mina. Nii, ma pesen pesu. Koristasin tegelikult juba. Peaks mingi koostöö ära filmima. Ma ei tea, lihtsalt tiksun ja homme on tööpäev. Siis ma teen oma maskikest. Ma ei tea, kas ma vlogi olengi üldse teinud sellega või?
Andrei kasutab seda rohkem kui mina. Aga crazy, nii mõnus on lihtsalt kodus olla, et ma ei suuda küüned ära lõikama, mis ma pean kulmud ära kitkuma, kulmud ära värvima, jalad ära raseerima, pea ära pesema. Okei, mul on räigelt teha ja kell on 9:30. Nii et ma lähen teen everything showeri siis. Nii, näomask, kõrema ja nüüd hakkan Friends'e vaatama. Tšau, head ööd. Nii tulime Kerliga siia business talk'i tegema, väike söök. Pärast Tallinnat ei tunne äragi sellest vaatust. Tulin Pull&Beari. Kõik noored käivad praegu sukeste pükstega. Low-rise jeans. Ma ei tea, kas need on lahedad või? Need on päris coolid. Aga nagu low-rise, ma ei tea, see on veits veide. Nagu see ei ole üldse minu stiil. Päris mugav. Näed nagu klassi välja, aga samas ülimugav ja mõnus sõkke. Tulin siia Pärnu maanteele. Siin hästi palju neid ehituspoode ja mingeid asju. Ma lähen vaatan vannitoa poest, kas ma leian salongi uue pesukorvi. Ma vaatan, kas uusi segisteid on. Mul on mingid to-do-listid veel, mida ma teen. Ehk siis jah, mõtled, et salongi valmis ja siis on mingi suva, et on valmis, vaata. Kõik asjad hakkavad lagunema 8 kuud hiljem juba. Crazy. Oh my god, mu sõbranna sünnitas eelmine nädal ja ta täna, me olime mingi Merleniga, et Keidi sünnitas ühesõnaga ja me olime Merleniga mingi, et tahame tulla kindlasti, kui ta on just sündinud, mind ei huvita, nagu me oleme terve elu rääkinud, et me nagu näeme üksteist kohe, et ei ole mingi see, et panen 8 kuuks lugu taha, vaata. Ja siis ta nüüd kutsuski mingi, ma arvan, mingi 6 päeva möödas või nädal või midagi sellist. Ma lähen ostan tordi, mulli, lilled ja siis äkki mingi kaisuka. Ja siis lähme beebit vaatama. Nii lahe! Nagu mu üks parimaid sõbrannast, ma arvan, ma olen mingi 15 aastat sõbranna olnud. Ja esimene nii lähedase sõbranna beebi. Okei, Alice oli ka. Ühesõnaga teine beebi meie satsis. Ja nii armas! Lilled käes, kook ja mull ka käes ja nüüd ma lähen vaatan mingi... Ma ei tea, kas nagu võtta beebile midagi või võtta Keidile midagi. Et nagu samas emps oli räme tubli, vaata. Samas võiks beebile ka võtta. Ei tea, kuidas see käib. Käisime, vaatasime beebi ära. Nii nunnu, nagu nii pisike. Sõime kooki ja nüüd me tulime meenuga shoppama. Nii, ma jõudsin koju. Ma teen nüüd teile hauli. Käisin toidupoes. Ostsin kurki. Ma ostsin veel lehtsalatit, steiki. Teen hommikuks lavaširulli. Ühesõnaga lavaš. Kimchi, mingid pljausti. Oi ei, mu kohukesed. Ma muidu just väga kohukesi, aga mõtlesin suva. See ja kurk. Nii. Ja siis ma ostsin riideid ka. Käisin Saaras. Ostsin siukse musta kleidikese. Siis ma ostsin siukse täpilise pluusi. Siuke. Siis siuke setikene. Valge seelik. Ja siis siuke pluus. See oli Saara. Siis Pull&Bearist ma ostsin endale siukest teksad, et see on mingisugune balloon fit, ma ei mäleta, mingisugune fit oli igal juhul. Ja siis täiesti pekkis, kui kõrge käibemaks Eestis on, nagu see on absurdne. Me käisime Šveitsis, 8% on käibekas ja Eestis on 24. Eile leftover mingi brokul. Nii, jällegi minu rutiin, söök ja Friends. Ja kimchi. Võtsin antibiootikumi soopima, seega ma pean nagu veits oma mikrofloorat või mis iganes toetama. Mina käin jalkamängul sellepärast ainult, et mida Ottogi saada. Reaalselt parim Ottoog. Aga me vaatame, mis mängu me vaatame? Levadia Veterli. Levadia ja saad aru, sellel siin väljakul on mingi 30 kraadi. Reaalselt õudne. Nurgalööke. Miks see nurgalööke? Kastis tehti viga? Ei, kastis siis on ju pennu. Nii, arvake üks kord ära, kus ma olen diivani peal. Tegin endale süüa ja vaatan Friends'e. Käisin jalkamängul ära, siis käisin poes ja nüüd tegin süüa. Ja ühesõnaga, homme me lähme Heidiga Põltsu, siis seal on veinipäevad
Taukar esineb Põltsamaal. Ma arvan, ma tõmban siin selle vlogi kokku ka. Sai juba Šveitsis ära käidud siin vlogis ja piisab, ma arvan. Algus on nagu see, et reisin iga päev 25 000 sammu, vlogi lõpp on lihtsalt mingi 3 päeva järjest, tüüp on diivanil, sööb, vaatab Friends ja vaata. Ja ka mõnus. Laav Eesti, Laav kodu, perfekt. Ma loodan, et sulle meeldis see vlog. Mis ma ütlen veel siia lõppu? Pane like, pane subscribe. Kui sulle see video meeldis, siis lokipaelbrausi.ee, siis joo Heavenlit, sest Heavenli on parim eestimaine limps. Mul lemmikmaitse on praegu on ikkagi Beach vist. Ja 3. asi, kui tahad juksorisse, siis see.ee ja nii lihtne see ongi. Näeme varsti. Ciao!